2010 Dan Reeves ja Avishai Cohen tulid oma muusikaga Jazz-Karele tagasi. Kuulajad teadsid need väga oodata ja neil oli, mida neile pakkuda. Kui mõelda, et festivali suurim üllataja oli nii kaugelt kui Koreast, siis räägib see natukene ka Jazz-Kare haardest. Pealegi klubiööde biiditäht oli seekord jaapanlane. Jazz-Kar 2010. Toimumisaeg 23. aprill kuni 2. mai. 41 kontserti Tallinnas, lisaks 21 väljaspool Tallinna. Tallinnas toimuvad kontserdid 11 esinemispaigas. Esineb 31 koosseisu, 115 muusikut 18 riigist. Kuulajaid oli 10 000. Ajakiri Muusika mõtiskles loorberitest. Eesti džäss oli pildil, võib-olla rohkem kui varem. Nii et mahtu võidi küll veidi kokku tõmmata, ent kvaliteedis järeleandmisi ei tehtud. Juubelipidustuste tulevärgile ei järgnenud puhkust loorberitel. Midagi ei saa öelda, eks üks ilmselt Reeves, Duke, Puika ja George, Avishai, need olidki nagu need peaesinejad. Tore oli see Rock Cafe's Jazztronic, see Nozaki Ryota on, seal on ta väga kõva nimi ikkagi, endiselt see. Japside klubi muusika, aga päris hea oli, rahvas tuli kaasa. See oli hästi tore, kõik Kadrioru muuseumid läbi käidud, see päev Kadriorus. Siit me hakkasimegi ühes linnaosas neid päevi nagu tegema. Tammsaared ja Millamandad ja kõik sai läbi käidud. 2010 muidugi ei ole päris esimene aasta, aga see on üks neid selliseid, kus äärmiselt oluline on see külg Jazz-Karest, mida võiks kokku võtta ja ongi kokku võetud tiitli alla Jazz-Kar üle Eesti. 2010. aasta Jazz-Kare kontserdid on toimunud lisaks Tallinnale veel kohtades nagu Viljandi, Tartu, Pärnu, Paide, Rapla, Valga, Otepää, Saku, Kuressaare, Põltsamaa, Türi, Elva, Haapsalu. No ma ei tea, hingetuks võtab. Sirbi Kaar Jazz-Kare kohal. Festival sisaldas kokkuvõttes nii mõnegi tõepoolest kirgastava kontserdielamuse, kus juures esinejate valikul paistis rõhk olevat pianistidel ja lauljatel. Daamid ja härrad, et saaksime teada, kui väga te olete 3. korda teda tagasi oodanud, andkem sellest aplausiga märku. 2 kontsert oli planeeritud Nokias ja Avishai oli oma suurema koosseisuga. Seal oli laulja ka ja mingi, Aurora on nimetatud, järelikult oli see selline. Kuigi isiklikult ma pean ütlema, et mulle meeldi trio nagu rohkem, aga oli täitsa tore. Avishai Cohen tõi Postimehe silmanurka pisara. Improviseerimisest üha jõudu juurde saanud, muutus kontserdi viimaste lugude ajal saalis õhkkond nii ekstaatiliseks, et vahepeal läks lihtsalt meelest hingata. Iga loo lõpus tuli hämmastusest pisar silma. Ei usu, et nüüd enam suudetakse üllatada, aga ikkagi. Kolmas kord Avishai Cohenit kohata Jazz-Karel ning seekord tõi tema muusika täis Nokia kontserdimaja suure saali. Enda sõnul on tema seekordne bänd parim, millega ta üldse on kunagi mänginud. Ja nii-öelda süüdi näib selles olevat klaver. My current group is a very special one. It's probably my favorite in some ways up until today because it withholds all the elements that I love. It has a great pianist that has been with me for a few years now. His name is Shai Maestro, which is a very diverse
Shai Maestro on selleks ajaks Avishai Coheniga mänginud koos juba mitu aastat ning hea kokkumäng olevat tekitanud hea tunde. Aga korralik klaver bändis on oluline seepärast, et Cohen kirjutavat oma muusika klaveril ning grupi pianist on seega peaaegu nagu tema ise. Eelmiste kordadega võrreldes uus on ka grupis laulja, Karen Malka. Then you have Karen Malka on vocals, because I sing part of the show now. I love singing in voices, not only alone, and she blends with my voice in a very, very special way. Ja jälle tulid kiidusõnad kaasmuusikutele otse kui läbi Avishai Coheni enese Mina Prisma. Karen Malka hääl sobib hästi tema omaga ning laulda bassistile nüüd meeldivad väga. Eesti Päevaleht hindab vägevust. Iisraeli muusik suutis välja meelitada ovatsioone, mis oleksid pannud kadestama nii mõnegi rockitähe. Thank you very much. You gotta show it, yeah. Jälle tagasi kutsutud on Reeves. See oli siis küll kõva kontsert vist isegi peaaegu 2,5 või Vene Kultuurikeskuses. Neil oli nagu see lopsakam programm just viimase selle plaadi oma, mis ta pärasti oli. Igatahes oli ta väga soe ja jagas lahkesti autogramme. Hinnang ajakirjast Muusika. Diane Reeves andis oma kontserdiga näite tõeliselt suveräänsest häälekasutusest mis tahes žanris. So, snap your fingers. I want you to feel this. A little story. Yeah. She's saying, in the sweet light. My instrument is the sound. But my voice is my soul. Ta on naine, kelle instrument on heli ja kelle hääl on tema hing. See on Diane Reeves. Ka tema on Jätskarel teist korda. Pärast esimest kontserti väljusid inimesed saalist õndsal ilmel ja mõnigi pühkis põsalt pisara. Nad olid kuulnud tõelist laulet ja muusikut. If my instrument were taken away, I would still feel the way that I feel about things. I would still see the world in the way that I see the world. I would still express myself. Kui temalt instrument ära võtta, tunnetaks ja näeks ta maailma endiselt. Aga et ta on õnnistatud häälega, siis on see nagu boonus. See võimaldab Diane Reevesil ennast maailmale väljendada. Hea laul on tema arvates selline, mis paneb hinge helisema. For me, it's something that strikes a chord inside of me, something that I understand, something that I can communicate an idea, and it might not necessarily be what the lyric was originally written for. Laulja peab laulu mõistma, selle tegema omaks. Ja mitte alati pole tähtis, mida laulu sõnadega algselt mõteldi, vaid oluline on, mida tema, Diane Reeves, sellesse panna oskab. Selleks, et jutustada lugu. Ning laul tähendab talle rohkem teksti kui meloodiat. It's just the lyric. If I find a lyric, I can always use my jazz abilities to change it in a way, to put the harmonies underneath that will basically support the emotional feeling, which is what I do even if it was a jazz song. So. Asi pole niisiis jazzis, vaid laulus ja laulu puhul loeb tekst. Selle ümber saab oma oskusi kasutades laulja luua harmooniate ja muuga selle, mis toetab emotsionaalset sisu. Everybody say yeah. Say yeah, yeah, yeah. Say yeah, yeah, yeah.
Say Say That's what I'm talking about. Yeah. It's all a part of one thing. Puhkepäev kirjeldab tujutustvat kontserti. Diane Reeves oli heas vormis ja heast tujus, mis tähendas, et esinemine pakkus talle endale suurt mõnu. Üle hulga aja said siis Jätskarel kokku Diane Reeves ja George Duke. Nad elavad vist eri linnades, nii et nad kalistasid laua taga ja olid väga rõõmsad, et nad kohtusid, et nad kuidagi üsna lähedalt sugulased. Ja hea meel, et meie muusikud ja inimesed George Duke'i ära kuulsid, et selline üks ka vist fusioni isasid või kuidas või. Enam pole teda elavate seas, jah. Soe ja tore mees oli, nii et. Beckons you to come on through with the skunk for the punks of America. Talk to me quick. Tore oli see Rock Cafe's Jazstronic, see Nozaki Ryota on, seal on ta väga kõva nimi ikkagi, endiselt see. Japside klubi muusika, aga päris hea oli, rahvas tuli kaasa. Oi, kuidas mu süda valutas selle Blockdownsi ja Nils Vogrami pärast, et mõlemad on nii head ansamblid ja mitte midagi. Ja ilmselt Vene kultuurikeskus ikkagi ei ole nii populaarne kontserdikoht kui kontserdisaal, kus on palju kehvem akustika. Hi everyone, my name is Nils Vogram. I'm a German trombonist, now living in Switzerland, in Zurich. And tonight I will perform with my trio called Nostalgia. Nils Vogram ütleb, et ta esineb Jätskarel oma Nostalgia trioga. Ning nostalgial on tema jaoks omapärane varjund või selgitus. I think that what we do in this band is we take some elements from the past, which we like. Stuff that is deeply rooted in the tradition, in the jazz tradition, sometimes it can be also other traditions. Nii lihtne see ongi, et muusikud võtavad midagi minevikust, võtavad midagi sellist, mis neile meeldib ja mida nad mäletavad. See võib olla jazz, aga ei pruugi. Aga see ei tähenda, et nad üritaksid mängida nii, nagu seda tehti 50-ndatel. Ei, nad lihtsalt nuusutavad seda mälestust ja üritavad siis musitseerides seda lõhna edastada ka tulevikku. Nils Vogram räägib veel, et ta on pigem bändide kui projektide fänn. Parimat muusikat on alati tehtud pikemat aega koos mänginud gruppides. I found out that also in the music history, the best music was always played by ensembles or bands sticking together for many years. I mean, you can take like a symphony orchestra or you can take like a Miles Davis quintet or John Coltrane quartet or... võtke või sümfooniorkestrit, räägib Nils Vogram. Miles Davis, John Coltrane, Duke Ellington. Parimad asjad on ikka tulnud pikka aega koos mänginud koosseisudelt. Sealt tuleb ka originaalne bändi kõla. Mitte mõnelt solistilt, kes bändiga koos mängib. Mis näeks igavesti hästi oli see Wolfgang Mutspili kontsert seal üleval küll selles kammersaalis, aga tere õhtust, head kuulajad! Siin Vene Keskuse suures saalis
täna on Jätskaare 7. päev ja õhtune kontsert on väga-väga eriline, sest kunagi varem ei ole meil käinud esinemas Korea džässmuusikut, aga see on siis väga intiimne ja eriline kontsert ja muusikutel on väga rõõm, et te olete siia tulnud neid kuulama. See on lausa nagu üllatus. Head kuulamist! Aga suurim üllatus oli ikkagi see Yun Sun-na esimene kord. Hästi hea üllatus oli tõesti. Nii mitmekesine kontsert. Ise nagu need korealased ja japsid, et need on nii kohutavalt tagasihoidlikud, aga jah, väga mõnus kontsert oli. Raadiopuldi juures vaatasid 2 meest, kuidas Duo tegi kontserdi jäälset proovi. Ohoo! Ja nad mängisid seal ka Metallica lugu Enter Sandman. No, ja mikrofoniga käsi sirutus pikalt esineja poole. 안녕하세요. 제 이름은 나윤선입니다. 이렇게 이 탈린에 와서 공연할 수 있게 돼서 굉장히 기쁘고요. 여러분들도 다시 뵐 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다. 감사합니다. Ei saanud aru. Mina ka ei saanud, aga proovime uuesti. My name is Yun Sun-na. I'm a Korean jazz singer and I used to play with Ulf Vakenius and Korealanna džässilaulja Yun Sun-na nimeks. See sama, keda olite hiljuti teleekraanilt näinud laulmas ka Sochi olümpiamängude lõputseremoonial. Tema tuli 2010. Jätskaarele koos rootslase Ulf Vakeniusega. Hello, my name is Ulf Vakenius. I'm coming from Sweden and I'm a jazz guitar player and I'm a lucky one because I play with my favorite singer and that's Yun Sun-na. Õnnelik mees tutvustab ennast, sellepärast õnnelik, et ta mängib koos oma lemmiklauljaga. I think Yun has a lot of strong sides, but for me as when we're playing together, it's about trust. You trust the other partner, and I think Yun has unique voice, and she also have a unique timing. Asi on usalduses, lausub Ulf Vakenius, kui ta kiidab Yun Sun-nad. See tähendab tunnet, et mängid mitte lauljad saates, vaid koos teise muusikuga. Korealannal olevat väga hea rütmitunnetus ja unikaalne hääl. For me it can be better, yeah, because I can have 100, even 200% confident, yeah, him, and he really helped me a lot on stage, even behind the stage. So I can say he is my guitar hero, but at the same time, very spiritual mentor. So Yun Sun-na kiidab Ulf Vakeniust. Tema peale võid laval 200% kindel olla. Ja pealegi on ta lisaks kitarrikangelase rollile ka hea vaimne õpetaja. Yun Sun-na räägib ka sellest, et jätslaulja sai temast juhuslikult. You know what, jazz came to me by accidentally, so I've never imagined before I could be a professional jazz singer. I came to France to just study jazz. I thought I'm gonna just study 3 years and go back to Korea. Ta tuli Prantsusmaale õppima, mõtles, et õpib seal 3 aastat, aga jätsupisik jäi külge ja naksas ta ära. Yun Sun-na naerab, kui ütleb, et äkki oli see saatus. At the same time, maybe it's my destiny or something. Yeah, so we have, so many directions. Yun singing in, I believe, 4 language, 4 or 5. I think she stopped with Hebrew, but so we're down in 4 languages or something. But I think what makes a good song, it's some of the songs has a very deep quality. I think Yun is a fantastic interpreter of chansons, for instance. Kitarist Ulf Vakenius jätkab Yun Sun-na kiitmist. Ta laulvat vähemalt 4 keeles. On fantastiline šansoonide interpreteerija ja Korea laule laulab ta suisa võrratult. Ning Duo kava on teadlikult tehtud vaheldusrikas ja mitmekesine. Head laulud, sellised, mida nemad esitavad, on niisugused, millel on head meloodiad ja head sõnad. Ning sellised laule tuleb korjata südamega, ütleb Ulf Vakenius.
Ja kui lõpuks need kaks tulid lavale ja hakkasid laulma ja mängima, siis ei olnud Tiit Kussets ainuke, kes lummatud sai. Need oli ka hoopis rohkem. Nende jaoks, kes seda kuulsid koha peal või hiljem võib-olla ka salvestust, oli üks võluvamaid kontserte taas üks väike koosseis. Väiksem võimalik ansambel, 2 inimest, duo, lauljatar Korea päritolu Yoon-Sun Na ja rootsi kitarrist Ulf Wakenius. Yoon-Sun Na on oma viimaste aastate plaatidel teinud lihtsalt öeldes väga isikupäraseid versioone väga erinevatest tuntud lauludest. Seal on nii džessi klassikana tuntud standarde kui 20. sajandi lõpupoole raske rocki lugusid. Ta laulab ka muusikat, mis on ainest ammutanud suuresti tema enda rahva pärimusest. Samas on seal, Wakenius muidugi kitarristina juba, on seal juures see euroopalik element ja kohati minu meelest see muusika, millele mina nime ei hakkaks otsima. Aga kuulata soovitaks teistel küll ja see ei ole nagu niisama jutt. Ma olen ostnud Yoon-Sun Na heliplaati lihtsalt selleks, et teistel inimestel neid kinkida. Ja mulle tundub, et kingisaajad on olnud rõõmsad. Tere õhtust! Mul on hea meel olla siin. Tänan. Good evening. I'm very happy to be here with you tonight and Habras ja pisike naine Yoon-Sun Na täitis oma hääle ja olekuga kogu saali. Paljud said puudutatud. See kontsert oli selle Jätskaare üks järgsaid sähvatusi. Seal oli ka üks niisugune koht, kus Yoon-Sun Na laulis Richard Rogersi hitlugu My Favorite Things. Raindrops on roses and whiskers and kittens. Ta sõrmitses võluvalt afriklaste pöidlaklaverit kalimbat ja laulis. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Favorite things. Ikka nendest soustidest ja nuudlitest ja muust. Cream-colored ponies and crisp apple strudel. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodle. Ning äkki läbistas saali rõõmus kahin. Verivürst. Verivorst. No seda ameeriklased küll oma laulu sisse ei kirjutanud. Selle pani laulja sinna ise. Tema naeris ja kõik naersid. Kontsert jätkus ja kõigil oli tore. Oli tore ka pikaks ajaks pärast kontserti ja festivali. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad. Aitäh. Mitte tookordse Jätskaare pealaval Vene Kultuurikeskuse saalis, vaid maja ühes väiksemas kõrvalruumikeses musitseeris publiku ees üks eestimaine duo koosseis. Siis vaid mõned aastad tegutsenud Uma oli selline grupp, mis nendel aastatel pääses esinema isegi Londoni džässifestivalile.
nende muusika ületas piire. Räägib Robert Jürjendal oma kitarri pool. No ma olen kogu aeg arvanud, et see on väga värske projekt, et see alles oli, aga praegu ma isegi tunnistan, et ma ei mäleta. Minu jaoks on 2 aastat nii tihedat tööd olnud, ja omaga ka. Meil on 2 plaati väljas. Ja kui ma tagasi kerin mälus, siis see sai algusse Viljandis, kus me saime tegelikult nagu, võib-olla võiks isegi öelda, esimest korda kokku töisel pinnal. Ja see oli kitarri improvisatsioonide DVD salvestus. Ja seal ma mäletan, ma tegin mõned sellised sooloimprovisatsioonid, kus ma kasutasin elektroonikat ka ja luupimistehnikat ja ma arvan, et Aleksei jälgis kogu seda mängu ja ta lihtsalt juba kuulis, kuidas ta nagu trompetiga sinna juurde võiks mängida midagi ja ta sai mingi pildi ja avas akna või ukse. Ja trompetist Aleksei Saks ütleb sõna sekka. Ja just nii oligi, et mulle tundus, et Robert just see inimene, kes hästi palju armastab eksperimenteerida, ehk siis meil kui praegu vaadata 3 aastat tagasi see esimene plaat ja kontserdid, siis me muidugi oleme liikunud nüüd edasi ja sellise vaba improvisatsiooni poole rohkem ja lood on ka sellised vähem klassikalised, rohkem elektroonika, eksperimentaalne muusika ja natuke ka džässi sellist sõltuvad kohast. Nimes on peaaegu alati midagi peidus. Mida see Uma üldse tähendab ja mida see meile nende muusika kohta räägib? No ma olen ise Võru juurtega ja kuidagi see nimi tundus selline natuke ülbe, aga samas aus ka, et oma asi, mis teen. Ja ma tean, et vene keeles tähendab see ka midagi. No jah, et eks tahtsime kuidagi rõhutada seda, et enda arust vähemalt, et see on suhteliselt selline miskit uud ja kindlasti miskit nagu oma pärast ja meie endale nagu lähedast, et ehk siis see oma, ehk siis võru keeli uma, et ei tahtnud panna ingliskeelset nime, see on nagu võõras ikkagi ja ei tahtnud päris sellist tavalist eesti nimetust ka. Uma plaatide kõige mõjuvamad lood olid aeglased ja kätkesid palju ruumi ning vaikust. Meie jaoks aeglane on alati nagu sobivam, aga see eeldab ikkagi vaikust. See tahaks tegelikult kogu aeg, et oleks vaikust, et me saaks sellest vaikusest ehitada nüüd, et iga heli, iga hääl oleks nagu väga suure väärtusega. Aga nagu Aleksei Saks möönis, kergitavad ümbritsevad detsibellid sageli ka Uma muusikanivood ja intensiivsust. Robert Jürjendali soov publikule enne 2010. aasta Jätskari kontserti oli, et inimesed oleksid rõõmsad ja kuulaksid muusikat ilma eelarvamuseta. Mulle väga meeldib, kui inimestel ei ole sellist ülepingutatud eelarvamust selle suhtes, mida nad tulevad kuulama. Et võiks olla ikkagi leida siit midagi enda jaoks midagi uut ja värsket. Ja mitte võib-olla asetada meid kuhugile mingisuguse lahtrisse, jällegi mingisuguse kummalisse lahtrisse, kus me nagunii püsi. Ja võib-olla me järgmise hetkel oleme kuskil mujal. Aga üks selle Jätskare kontsert oli niisuguseid, millest hiljem sai aasta džässiplaat. Pianist Kristjan Randalu ja Vaiko Eplik proovisid, katsetasid, koos kõlasid. Meil on menu. Meil on üks lugu veel. See on suurepärane, et täna meil ka seda teist lisalugu vaja läheb. Selle nimi on Kevad ootus ja soovime teile kõigil ilusat kevad. Eesti Päevaleht käis Randalu Epliku kontserdil. Laupäevane ühiskontsert Kumus ei saanud publiku ootusi ületada, kuna need olid niigi kõrged. Kohatu oleks ka lummusest rääkida. Hüpnotiseerijate kohta oli meeste lavaline käitumine liiga sundimatu ja rõõmsameelne. Me esitame teile Eesti luulet, natukesega iseenda oma, mis on justkui ka Eesti oma.
Tubli Kadri Voorand, ütles Nädalaleht Sirp. Ta on muusik, kes oma uljuse, kindlameelsuse ja kahtlemata ka andekusega jätab kuulaja veel pärast kontserti mõtisklema loodud helipiltide üle. Vahel seisatame miski kõlas. Kadri Voorand laulis sellel Jätskarel eestikeelse lauludega kava. Mitte just kerge pähkel, arvatavasti. Nende kahe keele erinevus peitub rütmis. Need kaks keelt rütmiseerivad täiesti erinevat pidi. Et inglise keeles saan ma kirjutada lugusid, mis võib-olla sama hästi eesti keeles ei kõlaks ja vastupidi. Nii et selles mõttes, kui lugu sünnib, siis vastavalt sellele loole ma valin keele. Küll täna on täiesti vastupidi. Lugu on valitud vastavalt keelele, nii et, aga minu enda plaadi puhul on küll täitsa vastupidi. Nii kuidas loo rütmika kujuneb, selle järgi ma valin ka, et missugune keel selles rütmis paremini kõlab. Eesti või inglise, olla või mitte olla, kuidas kellele laulda? No kes ei tahaks piiri taha pääseda, esineda, laulda, olla tunnustatud, ikka ju tahaks. Noortele muusikutele oli suhe maailmaga aastal 2010 juba täiesti teistsugune kui nendel aastatel, mil Jätskar alustas. Nii palju oli vahepeal muutunud. Aga Kadri Voorand on praegu välismaal esinedes vahel ka oma eestikeelseid laule laulnud. Sirbi Kaar Jätskare kohal. Festival sisaldas kokkuvõttes nii mõnegi tõepoolest kirgastava kontserdielamuse, kus juures esinejate valikul paistis rõhk olevat pianistidel ja lauljatel. Aasta 2010. Kuulsite 21. saadet sarjast Jätskar 25.